hommikust, pererahvas. Huvitav, kas ma saan teid panna siia niimoodi. Vist ei saa. Kes pean ikkagi käes hoidma, mis saab ilmselt veel rohkem shaky, sest selle kaameral on täiesti puudulik stabilisaator. Aga peame hakkama saama. Üldsegi mu kaamera on katki. Ma üritasin seda see nädal viia parandusse, aga siis fotopondist öeldi, et nemad seda asja ei saa korda teha, mis mul seal on. Nii et pean edasi uurima, mis on ilgelt tüütu tegelikult, aga peab ära tegema. Igatahes, tere hommikust! Käes on karge neljapäeva hommik. Kell hakkab saama umbes 10. Ja meie oleme praegu emmaga teel poodi kogume samme. Käin poes ära, teeme väikse külmkapi värskenduse, sest et neljapäevaks on meil tavaliselt enamus asjad juba söödud. Ja tänaseks ja homseks veel vähemalt oleks vaja veel kodus midagi toitvat, et tööpäevadel inimesed ära toita, ära sööta. Ehk siis tere tulemast nädalavahetuse vlogi seekord. Me oleme siin emmaga nüüd harjutanud kõvasti vankriga jalutamist ja seda selles mõttes, et peale seda, kui ta kunagi vankri korvist välja kolis, ehk siis kui ta oli täitsa nagu beebi ja me võtsime istumisosa kasutusele, siis me ei ole nagu väga palju jalutamas käinud. Ja ma arvan, et selle tulemus on olnud see, et ta ei viitsi väga vankris olla. Ehk siis meie jalutused on alati väga stressirohked olnud ja ta tahab välja ja siis ta ei viitsi kõndida, ta tahab sülle. Nüüd juba viimased korrad on näinud meil väga hästi. Me saame sükse mõnusa 5-kiltsase ringi tehtud, kui meil on näiteks kavas pood ja mänguväljak poolel teel. Ma ei arvanud üldse, et süke asi nagu võib reaalne olla, et lapsi tahab vankris olla, sest Nikolasele jõhkralt meeldis vankris. Ma ei tea, võib-olla ma jalutasin temaga siis tol ajal ka rohkem, et praegu paraku see elu on ikkagi nii palju muutunud, et ei ole nagu nii palju seda kodus olemist, niisama ringi jalutamist. Aga me oleme 2,5 kilti jõudnud ära kõndida ja kohal oleme poes ja nüüd ikkagi kõik viimased korrad ma olen jalutama tulnud oma selle tuulevankriga, millega ma siis jooksen või jalutan ja sellega on siis see probleem, et alati kui ma hakkame jalutama sellega, siis emma karjub mulle jookse! 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 Jõudsime tagasi ja mul tuli selline unekas lihtsalt peale järsku ja seda sellepärast, et kui me läksime kodust välja, siis kell oli suht vähe ja ma jõin ainult ühe kohvi ja ma ei tahtnud midagi väga süüa. Nii et ma teen endale ruttu hommikusöögi ja saan natuke sellest energiat ja teen endale ka teise kohvi, et natukene tagasi tulla sellesse hommikusse. Eelmine nädal panime siis selle Click and Grow siin kasvama ja kasvuhoonendus töötab päris hästi. Kõigepealt ma panin siis selle koriandri siia ja ma ei tea, kas ma panin ta nagu vale pidi, et ta on juured küll alla võtnud, ma tunnen, ta on siin kinni, aga samas mul on siin ka 2 basiilikut ja neil on nagu augud keskel. Ja siit aukude seest juba tulevad need väiksed lehekesed välja. Et ma kahtlustan, ma panin selle valet pidi. My Lord and Savior. Ja elame edasi. Mul on hommikusöögi plaan hetkel selline, et kuna meil on väga palju õunu kodus, sest et on õunahooaeg, siis ma lihtsalt tükeldan ühe õuna ära ja viskan selle pannile. Ja natukene kaneeli ja natuke vahtrissiirupit. Panime siin natuke kreeka jogurtit ja natuke müslit. See nädalavahetus tuleb väga tiheda kavaga ja see on vahelduseks väga tore. Nii et täna ma siin hakkangi tegelema enne laste trenniringi ühe väikse monteerimisprojektiga, mis peab valmis meil olema pühapäevaks. Sest et pühapäeval toimub ühe sõbranna beebipidu ja selle raames oleme siin tükk aega toimetanud, midagi väga vahvat kokku saanud, loonud. Meil siin viimased väikesed sellised detailitööd on vaja teha ja siis oleme pühapäevaks valmis ja beebi peaks valmis.
Me oleme tagasi ja täna ma küll veetsin terve selle trenni aja lihtsalt aknast välja vaadates ja podcast'e kuulates. Ja nüüd olen kodus tagasi ja enne seda, kui ma ise trenni lähen, teen ma toidu valmis ja mu plaan on teha täna rebitud teriyaki kana. Ma sain selle retsepti mingi aeg Santa Maria Instagramist ja ükskord tegin seda ja see oli nii hea. Nii et toimub seda uuesti teha ja selle jaoks siis kõigepealt tuleb kana kergelt ära pruunistada pannil ja siis panna lihtsalt kanapuljongiga podisema, põhimõtteliselt keema, kuni ta siis on läbi keenud. Nii, kui see kana on nüüd ilusti ära aurutatud, siis ma panen ta lihtsalt mingi anuma sisse ja niimoodi kahvliga lebides siis saab aru, kas ta on valma. Ja originaalis siia käib sisse siis Santa Maria barbecue kaste, aga kuna seda ei olnud meie külapoes, siis ma panen hoopis mingit suvalist teriyaki kastet ja loodan, et see ka toimib. Aga ma väga palju ei julge panna, see tundus hästi tugeva maitsega. See kastme lisamine alati annab talle ikka sellist mahlakust korralikult juurde. Et kes ikka seda keedetud kana muidu süüa tahab. Ja minu mõte oli siis selline, et võtan kausi, ma tegin ka riisi ja ma teen endaga siia hoopis sihukese salati põhja, kus ma panen roomasalatit, siis ma panen tavalist peakapsast, ülihästi sobiks ka punane kapsas, panen natuke rohelist sibulat, panen punast sibulat, paprikat, tomatit, siis mõnusa portsu seda teriyaki kana ja ma panen siia peale seda Soomest normalist ostetud siro chipotle kastet. Väga maitseb. Ma olen mega obsessed Drake'ist juba viimased 2 kuud. Ma muud ei kuulegi. Aga kätte on jõudnud väike samm ühiskonnale, suur samm mulle. Ehk siis kell on 5:30 õhtul, ma olen jõudnud trenni ja täna on käes see päev, millest ma rääkisin eelmine nädal. Ehk siis ma lähen trenni koos treeneriga ja ma olen väga põnev, sest ma ei ole mitte kunagi elus treeneriga mitte midagi arutanud. Ei ole mitte ühtegi haridust üle vaadanud, kõike, mida ma valesti teen, mida ma üldse tegema peaks, mis mu mingid eesmärgid on ja nii edasi. Nii et ma olen väga põnevil ausalt öeldes. Seega ma veits närvis ka tegelikult. Nii et võtame asjad, vaatame, kas Helerin on juba siin. Nii, me saime nüüd tema riitud selga, vaata, meil on peaaegu samad outfitil. Ja ma mõtlesin kodus, ma vaatasin su piltes, meil mingi nii, mida selga peaks panema. Kas musta või värvilist? Või et kas ma, mis pluusi ma pean selga panema, mis riietegi inimesed trennis käivad. Tavaliselt ma panen mingi suva asjad, vaata, jooksmiseks. Aga ma ei tea üldse, mis ma täna tegema hakkama. Aga näete, palun vaadake, see on Helerin. Tere tulemast. Liisa treener. Ja nüüd 24/7 fitness, contact her. Nii et me oleme mõlemad suht närvis nagu välja tuli. Nii et lähme ootame siis, mis meil siin saab täna. Nii, kuidas läks meie esimene proovitrenn? Ma arvan, et läks väga hästi. Sa olid väga agar kõike kaasa tegema, et mulle meeldivad sellised hea attitude'iga inimesed, et pole mingit, et ma seda ei tee, vaid ükskõik mida siis teeme. You are the boss. Mina olen boss ja uuel nädalal saame juba kavaga edasi minna. Teen sulle teisipäevaks kava valmis ja siis proovime kõik koos läbi ja saad hakata oma ette toimetama. Yay! Kuidas sul tunne? High five! Very good! Kõik päriseb. Siis oli ikka. Tere hommikust! Wow. Issand, juustega toimub. Okei, nii. Kätte jõudnud reede, juhuu! Ja õues on megakülm, 8,5 kraadi. Oh my god. Aga vähemalt paistab päike ja tuul ei puhu, nagu siin enamus päevadel on olnud. Nii. Kell on 9 hommikul ja mina startin kohe kodust ära, aga kõigepealt kokku võtta eilsest trennist, kust mul valutab, kas mul valutab. Mul valutavad ainult seljalihased, sest et need on need, mida ma ei treeni mitte kunagi ise. Ma ei tea, kuidas neid treenida, ma ei tea, millega neid treenida ja eile me neid tegime.
nii et annab tunda, aga muus osas on keha väga hea ja tunnetus on väga mõnus ja trenn oli väga mõnus. Eile me siis põhimõtteliselt tegime läbi igasuguseid erinevaid masinaid. Helerin üldse õpetas mulle, kuidas mingeid masinaid kasutada, mida ma võiksin kasutada enne seda, kui ta mulle siis selle terve kava kokku paneb. Ja see oli väga põnev minu jaoks, kes ma mitte kunagi ei kasuta masinaid. Ma kasutan ainult jooksulinti, ainuke masin ja hantlaid. Ja eile me siis tegime kõiki muid asju, aga trenni lõppu ma tegin veel ühe 3 kiltsase sellise jooksukese ka ja mu jalad olid ikka täiesti makaronid tegelikult peale seda jõutrenni, nii et üle 3 ma ei olekski jõudnud teha. Aga väga lahe vaheldus ja järgmine nädal me nüüd saame uuesti kokku, kui ta siis tulebki mu selle päris kavaga ja oh my god, ma juba veits kardan. Sest et see saab kindlasti olema alguses raske ja harjumatu, aga samas väga põnev. Aga aitab praegu sellest jäppimisest. Olen praegu autoga teel autoesindusse, sest et eelmine nädal juhtus selline asi. Me olime Nikolases sünnipäeval ja me käisime minu autoga ja järsku tuleb kõne Eesti politseilt. Et tere, kas teie autonumber on see ja see? Ütlen, jah, mu autonumber on see ja see. Teie auto on osalenud liiklusõnnetuses. Palun minge vaatama. Mu peas käis läbi 5 miljonit mõtet, mis mu autoga on juhtunud, kuidas ma selle sinna jätsin, mis olukorda ma selle auto võisin seal panna, nii et ta sattus liiklusõnnetusse, nii et mind ennast polnud isegi koha peal. Ja Nils läks vaatama ja auto polnud reaalselt mitte midagi viga. Ta ei näinud mitte midagi, kuni siis selguski, et see õnnetuse põhjustaja, kes siis ka seal lõpuks välja ilmus, oli lihtsalt natukene valesti oma parkimistrajektoori arvestanud ja veidikene kriimustas mu autot ühe täiesti sükse koha pealt, et ma ütlen ausalt, ma ei oleks seda isegi näinud, et see auto on kriimustatud selle tolmukihi all, aga sellele vaatamata tuleb see asi ikkagi korda ajada ja nüüd ma sõidangi esindusse, et tehakse siis autole nendele kahjudele hindamine, mille me siis edastame koos selle kahju tekitajaga kindlustusse ja vaatame siis, mis selle korda tegemine, et mis see korda tegemise protsess siis võiks olla. Aga selline korralik ehmatus keset seda suurt sünnipäevapidu ja selles mõttes ikka väga nagu õnnelik õnnetus, et mu peas juba käis läbi, et et mu auto läks maha kandmisele, me ei saa sellega koju sõita, 100 miljon asja. Jah, need on siis need autoomaniku rõõmud. Aga hakkame minema ja seal pidi suhteliselt kähku minema, nii et ma mõtlesin, ma käingi kohe vara hommikul edasi-tagasi ära, et siis saame selle reedese päevaga siin edasi minna. Tegin siin eelmine nädal ühte asja, mida ma olen aastaid edasi lükanud ja Nils just siin tutvub praegu sellega. Ehk siis ma lasin välja fotosid ja mitte vähe. Kes see kummitusi on? Üle 250 pildi lasin välja ja ma lasin siis niimoodi, et perest ja siis nagu reisidest ka ala mingitest ilusatest vaadetest, mis muidu on need, et teed lihtsalt telosse pildid ja siis paned Instasse üles, on ju, aga samas vanasti, kui ma vaatasin fotoalbumeid näiteks vanemate juures, on ju, siis kõik pildid ju prinditi välja, sul on kõik su vaatamisväärsused, järved, mäed, kõik, mis sa pildistasid, need prinditi välja. See kõik on siis siuke nagu ühtne elamus nende pildide vaatamisel, mitte sa ei ole kõik pildid ainult sinust endast. Ma olen väga ärevel, et need kõik ära sättida. Kõik need ägedad asjad, mis me seal Veneetsias nägime, vaata, need on täpselt nagu postkaardid. Nagu nii ilusad pildid lihtsalt. Võrratu! Kuna ma lähen täna poolest päevast linna tegema natuke selliseid sotsmeediatöiseid asju, siis kasutan veel seda ilusat ilma ära. Täna on täiesti imeline ilm. See on üsna soe ja mõnus, tuulavaikne ja me hakkame muru niitma. Ehk et enne seda, kui tulevad need suured külmad, on vaja veel muru niita vähemalt ühe korra ära. Ja see on ühtlaselt väga kasulik, sest et sellega ma saan samme vähemalt mõned tuhanded. Nii et teemegi kohe kalkulli. Mul on praegu 580 sammu tänaseks. Niidame ära ja vaatame, palju siis samme tuleb. Palju meil siis tuli? 3210 sammu. No,
abiks ikka raskel ajal. Aga nüüd on vaja ennast vaikselt hakata valmis seadma. Nils jääb lastega koju ja mina lähen toimetama natuke töisemaid tegevusi, mis on täna äärmiselt lõbusa moega, sest esiteks ma saan neid teha koos Lottaga, mis on alati boonus ja teiseks me lähme siis tootma natuke turunduslikke materjale Apollo Plaasasse. Vaatama, mida kõike see plaasa pakub. Kuna see on täiesti uuendatud, siis seal on igasugused uusi toredaid asju, täiesti uus ilme on seal. Ma natukene teen nüüd endale korralikuma meigi ja üritan valida mingid normaalsed riided. Ja siis lähmegi juba linna. Ja loomulikult tulete ka teie meiega sinna kaasa. On nii hea meel, et on reede. Esiteks on läbi koolinädal. On selline mõnusa sooja sügisilmaga nädalavahetus ees ootamas ja et iga päev on midagi ägedat toimumas. Saatsin just Lottale mingi 8 paanilist pilti, et mul ei ole mitte midagi selga panna. Nagu tavaliselt. Aga valituks osutus. Väga tavaline top. Siis need teksad, sambad ja siis see pintsak. Nii et jääb siis nii. Siis selline lõhn saarast ülihea. See meenutab tähega seda Escada lõhnasid, mida me kandsime. Me 15 olime. Et see on mega odav. Ja no ega ta ei ole ilmselgelt mingi parfüüm, vaid ta ongi siuke, et viskad kotti ja saad nagu päeva jooksul kogu aeg spreitada ennast. Ma olen ka üks inimene, kes on filmi popcornidel. Tuleb viimased päevad ka väga halvasti. Oleme jõudnud oma Apollo Plaza seiklustelt nüüd My Sushisse ja kell on 6:30 õhtul ja ainuke söök täna põhimõtteliselt on see popcorn, mis me sõime kinos. Sellepärast see kohe otsa saigi enne filmi juba, aga ma tahtsin seda filmi soovitada, see oli nagu nii hea lihtsalt appi. Mis see filmi nimi oligi? Caught Stealing oli selle filmi nimi. Mingi teolt tabatud või midagi. Ühesõnaga Austin Butler on seal peaosas ja see oli nii hea film nagu, ühesõnaga see oli siuke nagu thriller, märul, ehk siis mitte üldse nagu siuke žanr, mida ma käiks muidu vaatamas, aga juba see treiler oli nii hea. Juba see peaosa näiteks on nii hea. Juba treiler ise oli nii hea, kus seal oli Austin Butler ja Zoe Kravitz ja veel igasuguseid kuulsaid näitlejaid. Nii et väga-väga põnev ja see kestis peaaegu 2 tundi, et me olime terve aeg mingi niimoodi. Nii et kommentaarid palun. Jaa, oh my god, mul on midagi. Ma ei osanud kuidagi midagi oodata sellest, aga see oli üllatavalt hea film ja mul meeldis, seal oli väike siuke nagu komöödia twist oli juures, et see tegi selle nagu lahedaks. Siuke suht väike. Nagu natukene seal mingid asjad olid nagu pööratud ka nagu ümber nalja on ju, aga see oli ikkagi pigem nagu siuke action film ja kõik näitasid väga hästi ja aitäh! Jei, väiksed limonaadid. Teeme väikse cheersiga. Cheers! Issa, need on nii ilusad. Appi. Minul on maasikalimonad ja Lotal on virisik. Kuidas on? Yummy! Nii teistest. Appi, see on nii ilus. Kui hea see on. Oh my god, kui hea. Vau! Väga maitsed limonaadid. Ja me oleme siin kogu ülejäänud plaasa nüüd karisti võiki läbi käinud, materjalid ära tootnud ja nüüd ongi meil jäänud nautida väikest õhtusöögikest ja siis koju tagasi ja materjal kõik töötlusesse ja kollane. Kolla. Mama. Sinine. Mama. Roheline. Rosa. Rosa. Lähme trenni.
nii mitu tundi on juba vahepeal mööda läinud ja ma olen lõpuks kodus tagasi. Ja ma olen hetkel kodus täiesti üksi, sest Nils läks lastega oma vanemate juurde. Ja ma saan siin nüüd tänaste toimetuste ja käikudega edasi täitsa üksi toimetada. Ja praegu ongi tegelikult see, et ma olen omadega täiesti graafikust maas. Aga ma olen graafikust maas asjaga, mis ei ole muidugi nii traagiline. Kuna me lähme täna õhtul ühele üritusele, siis ma tahtsin tegelikult juba panna täna nii vara kui võimalik pähe endale selle hommikumantlivöö, et teha enda need ilusad lokid. Aga nüüd mul on kodust ära minemiseni mingi 2,5 tundi aega, mis tähendab seda, et see ei ole nende kuumavabade lokkide jaoks nagu üldse hea aeg. See on ilmselgelt liiga vähe. Aga ma vaatan, ma panen selle pähe ja ma teen 2 tunni pärast umbes lahti ja vaatame, kas midagi on peas. Kui on, siis on hästi. Kui ei ole, siis parandame olukorda teiste vahenditega. Aga mõtlesin, ma panen natukene lakki ka juustesse, et neil juba oleks nagu sellist hoidvust. Et äkki natukene aitab selle loki tekkimisele kaasa. Tegin täna sükse üsna kerge trenni, et natuke lihtsalt lihaseid üles soojendada, sest natuke see lihasvalu annab neljapäevasest trennist ikkagi tunda. Ja ma tegingi siis 30 minutit rattasõitu, mis oli hästi mõnus, tegi jalad sükseks soojaks, pehmeks, lahtiseks. Ja siis tegin mõned masinad ka peale, et mingid lihased veel üles soojendada, mis natuke valusad on, ehk siis näiteks selge. Aga praegu nüüd mul kodus ongi siis plaan see, et ma panen selle pähe endale, siis ma toimetan siin kodus, teen tolmuimeaga, panen laste mänguasjad kokku ja hakkan vaatama, mis õhtul selga panna. Ma olen jõudnud endaga nüüd nii kaugele, et ma pean hakkama sättima üritusele ja ma tegin praegu kulmud ja silmad ära, sest mul on alati silmadega keeruline, nii et ma lihtsalt tegin midagi. Aga mul on täna plaan teha ka põhjameiki veidi teistmoodi. Ma mõtlesin, me võiksime seda proovida koos. Ehk siis, minu meelest siin sügis-talvisel ajal on alati see, et nahk on kuidagi nagu ekstra kuiv ja see meik jääb ka nagu süke blöh. Ja mulle hullult meeldib see Skandinaavia tüdrukute meik, ehk siis süke ekstra glowy on see nahk alati ja viimane kord, kui ma käisin jumestuses ka, siis samamoodi ma palusin sellist ekstra glow'it nahka ja see oli lihtsalt nii ilus. Ja ma ei ole seda ise mitte kunagi teinud, sest ma ei kasuta ilmselgelt mingeid vajalikke tooteid selle jaoks ja lihtsalt oma tavalise meigi ja puudrite ja asjadega sa seda ei saavuta. Nii et ma vaatasin läbi igasugused asjad, mis mul olemas on ja mida ma ei ole kasutanud, sest et ma olen väga süke rutiini inimene ja ma ei viitsi proovida uusi asju ja katsetada, on ju. Aga mul on siin selline asi nagu Clinique'i Moisture Surge Active Glow Serum. Ja ma tegin natukene TikTokis uurimistööd ka loomulikult. Vaatasin, mis tooteid üldse soovitatakse sellise glowy meigi jaoks ja see seerum sealt käis ka läbi. Ja üleüldse seerumid on minu jaoks tegelikult väga võõras maailm, sest ma tavaliselt ei kasuta neid, ma kasutan ainult näokreemi. Aga selleks, et see nahk tõesti saada siis kumama, on siia vaja natukene rohkemat kui ainult kreemi. Nii et proovime täna koos. Kas see asi meil siin õnnestub? Nii, ma panin selle seerumi nüüd peale. Nüüd me laseme tal natukene siin istuda. Ja siia seerumi peale ma panen siis enda Embryalissi kreemi. See on minu Holy Grail toode. Nagu see on, ma tellin ise neid netist niimoodi, et kui ma näen kuskil mingi soodusmüük, ma tellin mingi 4 tükki korraga ja hoian neid lihtsalt kapis. Sellepärast, et need võeti mingi aeg poodidest, enamus poodidest müügist maha. Ja see on lihtsalt nagu võrratu meigialuskreem. Ja ausalt öeldes enamus jumestajad, kelle juures ma olen käinud, kasutavad ka seda. Nii et sellel peab mingi tõepõhi all olema, et see on väga hea kreem. Ja tal on ka mitu erinevat varianti, aga minu lemmik ja ka jumestajad, mis kasutavad, mis ma olen näinud, on see kõige tavalisem Le Creme Concentré.
Ehk siis see on selline tumesiniste märgikestega ja sellises nagu metallpakendis. Üritan siis nahaga mega hästi ära niisutada. Juba praegu ma näen, et nahk tõesti kumab rohkem kui tavaliselt, nii et see on kõik selle seerumi töö. Nii, hakkame siis ehitama seda põhja. Panen natuke meigi tegemise ajaks ka huulepalsamit. Mina kasutan sellist Make Up Foreveri jumestuskreemi. Panen natukene concealerit ja ma tõesti üritan sellega mitte üle pingutada. Ja esialgu kasutan siis seda concealeri pintslit, et see kõik niimoodi laiali tupsutada ja ma käin selle üle samamoodi beauty blenderiga, et see ilusti siia näo sisse nagu vajutada. Nüüd enne seda, kui ma siin üldse midagi puuderdama hakkan, jätkame veel natuke kreemtoodetega, ehk siis Anastasia Beverly Hillsi kreem kontuur. Kuna mul ei ole siin pintslitega priisata, siis ma võtan selle sama pintsli, ma teen ta niiska salvaka peal puhtaks ja võtan Pixi On The Glow highlighterit natuke. Siis teen selle pintsli jälle puhtaks ja võtan selle sama toote põsepuna versiooni. Ja kuna see on hästi punane, siis pintseldan ta kõigepealt siia enda käe peale. Ei tuleks sellist Malvina lukki siin. Ma puuderdasin õrna puudrikihiga ja selle Puffy ja Laura Mercieri puudriga silmaalused kinni. See on mul alati väga suur probleemkoht. Alati pingutan üle seal puudriga. Ja nüüd kõige viimased sammud ongi mul siis Kaia Cosmeticsi bronzer, mis on ise ka sellise päris korraliku glow'ga juba. Ja kõige viimaseks siis Kaia Cosmeticsi blush, mis samuti on glow'ga. Ja siis kõige otsa läheb veel see kinnitaja. Nii et ma panen need kõik ära ja siis ma näitan teile seda lõpptulemust. Vahepeal läks juba nii pimedaks, et ma ei tea, kui hästi te siit näete, aga ma jäin ülirahule selle meigiga. Neid samme ma teen kindlasti veel. Ma vist unustasin teile üldse täiesti rääkida, kuhu mul minek on. Ma näitan teile oma outfiti ära kõigepealt. Mul on sellised alt laienevad mustad teksad. Siis need on reservide teksad. Mul on selline Lindexi top. Mingi täitsa suvaline vöö, ilmselt kuskilt kropist. Ja siis on mu cowboy saapad, mille ma kunagi sain Jagast. Ja need on täitsa mingi tundmatu brändi omad. Ja need on mega lahedad, ma tean. Ma panen siia peale oma selle reservedi pintsaku ja kaasa võtan selle koti, mida ma ostsin äkki mingi New Yorkerist või midagi sellist. Ühesõnaga, ma hakkan kohe linna minema. Ma lähen siis sellisele üritusele nagu Elisa Hubi korraldatud Andrei ja Robini uue saate esilinastus. Ma käisin see eelmine aasta ka. Väga tore oli. Nii et lähme linna, saame seal Lottaga kokku. Lottal on paar Soome sõbrannad ka kaasas. Ja vaatame siis, mis me seal kõik linnas ära toimetame. Aga igatahes kaamera me jätame praegu koju. Me nüüd hüppame edasi telefonikaamera peale. Aga me oleme jõudnud Moldavasse. Täpselt Moldova pealinna. Tere hommikust! Ma korjan teid nüüd siit üles, kus ma teid eile maha jätsin. Uus päev, uued toimetused ja täna on meil siis käes beebipeopäev. Meil läks eile linnas kindlasti natuke kauem, kui me algselt planeerisime, aga sellest pole hullu midagi, sest et täna ootavad meid ees vägagi põnevad sündmused. Me oleme kõik tüdrukutega väga elevil selle ees, nii et pakimegi praegu siin need asjad kokku, mis mina pean kaasa võtma. Meil on siis ära jaotatud väga palju asju, mida kõik peavad tooma. Nii et võtame kõik minu asjad kaasa. Esiteks on mul see, et ma lähen sinna sellises spordi outfitis. Ehk siis kõik alguses saabuvad natuke sportlikumate riietega. Sellepärast, et meid ootab alguses väike rasedate jooga. Ja mis saaks olla pühapäeva hommikul parem? Väike võimlemine, siis võtan ma kaasa riided, mida ma panen siis pärast selga. Mul vaja võtta kaasa terve hunnik pliiatseid. Siis see hunnik patju. Ja siia padjahunniku otsa tuleb veel kasti täis Heavenlit.
ongi see pikk nädalavahetus vaikselt otsale jõudmas ja üks väga tore päev oli täna taaskord. Siuke tõeline tüdrukute päev. Meil oli väga armas pidu koos joogaga ja tordiga ja mängudega. Nüüd olen otsapidi koju jõudnud, õues on täiesti kottpime juba ja põhimõtteliselt on kell sealmaal, et hakkame lastega pakkima uueks koonädalaks asju kokku ja nii selle läheb. Uus nädal. Vahest on nii, et kui on selline hästi tegus nädalavahetus, siis on siuke mega väsimus nagu pühapäeva õhtuks peal ja uueks nädalaks on kuidagi raske ette valmistuda, aga see nädalavahetus toimus kuidagi, ärge kukkuge, nii palju ägeda ja toreda ja positiivse emotsiooniga asju, et ülimõnus on see nädal sellisel noodil kokku tõmmata ja uuele nädalale vastu minna ja ma olen valmis uueks nädalaks, mul on jälle treeneriga trenn ja nüüd juba siis päris kavaga ja uuel nädalal me lähme ka Läti kontserdile, nii et ägedaid asju on jälle tulemas ja on mida oodata. Nii et sulle ma ütlen taaskord aitäh, et sa seda vlogi vaatasid ja näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!